nagu ikka on Nõokäest taas kord eetris. Me oleme oktoobrikuu mitte päris keskel, ütleme ka keskpoole jõudmas. Janar, räägi, mis on sinu lemmikosa oktoobrist? Kõik asjad, mis oktoobris on. Ma ei tea, tegelikult ei ole oktoobris midagi väga, lihtsalt läheb ära sügiseks ja talveks ja eks mis seal ikka, noh. No olgu, mulle küll seest, mulle see Halloweeni aeg meeldib, kõik igasugused kollid ja vaimud ronivad igalt poolt välja, tulevad kimbutama, hirmutama, mis saaks olla lõbusam. Kuid ei ole me täna siin selleks, et rääkida sellest, kui väga minule oktoober meeldib, vaid Janar, nagu ikka, on meil külas külaline ka ning Janar, kes meil täna külas on? Meil on külas Kadri Pettai, kes on kirjanik, aga ma arvan, et Kadri, sa äkki räägid täpsemalt ise, kes sa oled ja kus sa tuled ja millega sa tegeled? Sain hakkama. Väga originaalne küsimus. Me oleme selle kallal väga palju vaeva näinud. Aru saada, jah. Nii, kes ma olen? Kust ma tulen? Juured on mul siin samas Nõo vallas, Voika külas, Sügaorus täpsemalt. Et ema suguvõsa on kogu aeg siin elanud, nii palju kui ma tean. Ja olen Nõos koolis käinud ja nüüd siis töötan Nõo raamatukogus poole kohaga. Ja jah, võib isegi öelda, et ma olen kirjanik natuke. Ja. Aga mis see tähendab, et võib öelda, et natukene kirjanik, et kui asju on ju välja antud? Ja ma lihtsalt pean veel harjutama seda, et kinnitama endale, et ma olen kirjanik, et see on selline... Et selline endale sisestamine ühe sõnaga. Aga äkki käime paari sõnaga selle üle, et mis siis senimaani välja antud on ja siis võib-olla lähme natukene ajaloo radadele ja siis võib-olla räägime teostest ise ka ja siis juba vaatame, kuhu me jõuame. Nii, ilmunud on 2 raamatut, üks noorteromaan Jaanika, see märgiti ära tänapäeva noorteromaani võistlusel juba ammu. Kas see oli vist 2012 ilmus vist. Jah, ja 2013 oli see äkki või? Oi, see oli ammu kesken neid aastaarve. Mul on kuidagi, kui mul internetti vaadata, siis äkki oli 2013. Ja siis on ilmunud lasteraamat Kaarina ja võluvärgid. See sai samamoodi märgiti ära siis lastejutuvõistlusel, minu esimene raamat. Ja siis on ilmunud mitu ulmejuttu. Ulmejutuvõistlusel palju aastaid tagasi, äkki oli 2011, sai minu jutt Muna sai teise koha. Ja siis see jutt oli ilmunud Täheajas, kogumikus Täheaeg. Ja siis on paar juttu ilmunud Indrek Argla koostatud kogumikes. Eesti nõid ja siis ülestõusjad ja kodukäijad on need kogumikud. Ja siis põhiline kirjutamine, millega ma praegu tegelen, on suunatud Facebooki postitused. Seda ma tahaksin ka sellele ma tahan kindlasti jõuda, et on sul ju tegelikult täitsa käimas üks üleskutse Facebookis, kus sa kogud lugusid, et sellest ma tahan kindlasti pikemalt veel rääkida, aga võib-olla ennem lähme nii-öelda ajaloo radadele natukene ja käime seal, et kuidas üldse jõudsid selle kirjutamiseni, et kas see oli selline nii-öelda lapsepõlvest saadik hakkas nagu pihta või kuidas sinnani see tee jõudis ja jäidirt, jah, mul on sellele teine osa, sellele küsimusele ka, aga kõik ükshaaval. Eks kirjutamine algab lugemisest. Ja juba kui ma väike laps olin, siis loeti mulle hästi palju ette. Isa luges põhiliselt, isal oli aega. Isadel kippus rohkem aega olema 70-ndatel ja jaksu ja jõudu õhtul veel lapsega tegeleda. See oli parem aeg isadel. Ja ma mõni päev tagasi meenutasin neid raamatuid, mida ta luges, mis mulle kõige rohkem meeldisid. Et mõtlesin, et peaks välja otsima, et ei ole ammu vaadanud, nagu näiteks Rumpsais ja siis kõik sellised. Et ühesõnaga lugemine, hästi palju raamatuid ja siis mingil hetkel tekkis tunne, et äkki tahaks ise ka nagu
pakkuda kellelegi sarnast elamust, nagu minule pakuvad need raamatud, mida ma loen. ja nii ta tasapisi läks, et mul on meeles tegelikult nagu esimesed katsetused ka, et kui ma veel algklassides olin, siis ma mäletan, et ma tegin mingi hirmus pika luuletuse, ilmselgelt Vemmal värss ja ma ei tea, mitu salmi seal oli ja kandsin ette ka ja ilmselt siis ei olnud tagasiside selline, et mis sa tegid? Mina teen midagi mõistlikku. Et julgesin edaspidigi proovida. Ja siis on meeles üks kirjand, mida ma kirjutasin siin Nõo põhikoolis käies. Õpetaja oli mul Agnes Asta Marand. Ja siis ma kirjutasin fantaasia sellest, mis võis olla siis, kui Voika Oja oli veel Jürg Jõgi. Ja siis oli samuti niimoodi, et õpetaja luges selle ette ja ma tundsin ennast kõrvust tõstetuna ja et jah. Et järelikult ikka peab midagi olema, kui niimoodi. Ühesõnaga mind ei hirmutatud eemale sellest, et minu esimesed katsetused olid sellised, et ei öeldud, et kuule, mine tee midagi muud. Seda, et hirmutati eemale, jah, seda vist juhtub päris paljudel kuskil koolieas, kus materdatakse maha esimene kirjand. Mitte ainult kirjutamine, vaid ka joonistamine. Mis põder see on? Vaata pilti, no ei ole sama ju. Ja, just. Või et ära sina parem küll laula. Et ma olen sellest püüdnud nagu lähtuda ka oma lastega, tähendab, et kõik, mida nad teevad, kõike võib katsetada ja teha ja las möllavad. Aga kas nagu ütleme, kas see oli ka siis ütleme selline kuidagi nagu nii-öelda lapsepõlvest tingitud ja sellest, mida isa ette luges, et just ütleme selline, ma ei tea, suund või asi siis ikkagi sellisele mütoloogiale ja ulmele läks, kui võib niimoodi öelda? Täitsa võib olla, sest terve perekond, terve suguvõsa on lugenud kogu aeg ja ulmeraamatud on kogu aeg väga auses olnud, et kõike on loetud, Mirabilia sari ja see on siukene lihtsalt loomulik keskkond, kus sai üles kasvata. ja raamatute ostmine. Tol ajal, kui ma laps olin, siis müüdi ju igas toidupoes raamatuid. Kõik need külapoekesed, mis siin olid, Külitseja ja isegi Tammsaaja, kus kõik poed olid. Ja siis ongi, et lähed poodi, ostad midagi, ma ei tea, Pätsi leiba ja mõne klassikateose ja seda küll. Aga kas siis toidupoodides oligi nagu siuke tavaline nii-öelda siis, ma mõtlengi, lihtsalt oligi kirjandust? Oli, täpselt, jah. Pakiti samamoodi pruuni paberisse nagu pasteeditükke. Koju minnes pead vaatama, kuidas nad seal kotis on. Mul on meeles ka esimene raamat, mis ma ise ostsin. Muidu oli kogu aeg niimoodi, et kõik ostsid raamatuid vanemad, aga see ei ole nagu minu see, et ma nüüd lähen ja ostan raamatuid. Aga mul on meeles päris esimene minu enda otsus, et ma nüüd võtan selle raamatu. Siis oli Uhkuse eelarvamus Vanemuise teatris, vaheaegadel müüdi ka raamatuid, et oli raamatulett ja mis see võis olla, ma ei mäletana, mis aastal see esimene trükk eesti keeles ilmus, kas oli 80ndate lõpus midagi. Ja siis olin teatris ja siis vaatasin, et ilus roosa kattepaber oli sellel ja ma arvan, et ma ei teadnud väga, millega tegu on, aga ma tundsin, et see on raamat, mida ma vajan. Ja ma olen seda, ma ei tea nüüd, kui palju ma kordi seda hiljem lugenud. Ühesõnaga ma hakkasin lugema ja siis ei saanudki sellest enam väga lahti. Et ma saan aru, et nüüd on kodu on paksult raamatuid täis igat pidi. Seda ka, aga see konkreetne eksemplar on kaales ja mu tütar just luges selle lõpuks läbi ja ma tundsin, et yes. Et siis tasus ennast.
oi, aga selles mõttes, et selline, ma saan aru, et siis on ka selline üleüldiselt selline raamatute kogumise huvi ka veel nagu lisaks sellele nii-öelda loomisele ma püüan ennast taltsutada, viimasel ajal olen ennast vaos hoidnud. Jah. Siis teil on sarnane probleem. Ma olen ka nüüd taltsutanud. Pärast seda ma olin seal Utoopia raamatupoes Tartus, siis sealt oli väga lihtne endale töö kõrvalt soetada. Tööd koju tuu. Ja, põhimõtteliselt küll, jah. Aga nüüd seda enam ei ole, siis ei ole nagu... Natuke ahvatlusi ja kiusatusi vähem. Kas see termin on, mida ma otsin, on bibliofiilia? Jah, vist küll, jah. Aga paari sõnaga sellest ka, kuna ütleme, mul endal ei ole seda probleemi. Kui mul on kogu kodus päris palju raamatuid, aga need on nagu teistel põhjustel. Aga mis siis on need sellised asjad, mis sunnivad ühte bibliofiili raamatut nii-öelda kindlasti soetama? Et ma saan aru, et üks oli see tunne, et sa saad aru, et... Kutsub. Just. Aga et mis on veel? Kas on mingi haruldus, kvaliteet, kirjanik, raamat ise, ma ei tea. No kõik need asjad võivad mängida. Ei saa öelda niimoodi näppu peale panna kohe nii täpselt, et jah. Hind ka kusjuures. Tõsi, see vist mängib ka kindlasti rolli, jah. Aga eks ta enamasti ongi, oleneb, kes mis eesmärgil, et kes haruldasi ja vanu raamatuid ja kõik see, et ju. Mul on lihtsalt ka täpselt see tunde asi, et ma vaatan, ma näen mingit raamatut ja siis... Aga kui tulla nüüd ütleme sellise kirjutamise enda juurde ja ma ei tea, võtame siis äkki selleks näiteks või aluseks ütleme äkki selle Jaanika, on see Jaanika, sest üle A on sulgudes, et kas ma kuidagi teisiti ütlema, siis ma... Ei ole võimalik eriti. Jaanik, sulg algab, A sulg lõpeb. Aga tegelikult võib-olla minu nagu selline küsimus, kui selline on nagu selline, et kuidas nagu selline, ütleme, kirjutamisprotsess siis nagu välja nägi, sellepärast, et paljudel ütleme inimestel, kes mõtlevad, et võiks hakata midagi kirjutama, jooksevad juba seal kokku, et ma ei oska isegi kuidagi pihta hakata, et kuidas ütleme siis teil see nii-öelda käib või käis või kas see oleneb raamatust või? See on nii keeruline küsimus. Ma usun, see on keeruline küsimus. Ma kirjutasin selle Jaanika nii ammu, eks ju, ma ei mäleta enam täpselt seda protsessi, et kus mingisugune idee alguse sai ja kuidas see läks. Lõppu ma mäletan, võistluse tähtaeg kukkus. Ora! Ma pean selle nüüd ruttu ära tegema. Aga et jah, kuidas see täpselt käima läks, seda ma ei mäleta. Aga näiteks praegu, kui ma teen mingisuguse Facebooki postituse, siis lihtsalt mingisugune eluline seik hakkab mängima ja siis ma mõtlen, kuidas seda kirja panna ja kuidas seda mingite asjadega seostada, nii et tegelikult mitte see ainult üks lugu, vaid mitu asja nagu, ühesõnaga, ma parem ei puterda rohkem. Ei, see on alati minu jaoks selline põnev küsimus, et tihtipeale on see, et sellise, ütleme siis, loojana on keeruline seletada, kuidas sa nagu seda teed. Ütleme siis niimoodi, et kõigepealt peab olema üksindus, vaikus või sa pead olema kuidagi nagu enda mõtetes, aga niimoodi pereelus ja lastega muudkui sebides on selliseid hetki tekib suht vähe. Kogu aeg midagi toimub, eks ju. Pead kogu aeg kuhugi minema, kedagi sõidutama. Ma olen 15 aastat taksojuht põhimõtteliselt olnud lastele, nii et sellest ajast peale, kui ma sain autojuhiloa ära tegin. Et kogu aeg on mingi tšah ja siis ongi, et need asjad, mida ma kirjutan, need ongi ka sellised, mida ma saan nagu suht kohe teha valmis, et mul ei ole sellist, ma ei ole veel leidnud endast distsipliini, et niimoodi teen midagi ja siis jätkan ja et teen midagi suurt valmis. Ma ütleks, et mis iganes kirjades valmis saamine, tervik selles on päris suur nagu tegu. Aga siit võib-olla, et ma sulle hakkasid hingasid sisse mulle. Ma lihtsalt hingan vahepeal, vabandust. Jah, hinga vaikselt. aga võib-olla siis veel sellisest, ütleme,
kirjutamise koha pealt nagu enda koha pealt, et aga kus sa nagu ütleme, et jah, et üks asi oli see, et ütleme nii-öelda tähtajad kukkusid, aga teine asi see, et kus nagu ise nagu tundsid, et see, et nüüd on nagu justkui valmis või oli ka seda, kus on ütleme, ma ei tea, mingitel maalikunstnikutel ja inimestel on tihti peale seda, et kus timmid nii kaua, et lõpuks rikkud nagu täitsa ära ja siis pead hakkama tagasi võtma, et kas see on ka kuidagi selline jah, kuna sa aru saad, et nüüd on nagu ta valmis ja ei ole vaja teda rohkem nii-öelda timmida siis, kui saab niimoodi küsida? Ükski jutt ei ole mul tegelikult selline, mis oleks nagu lõpuni timmitud, sest kõik on kuidagi nagu sauh-prauh pidanud ära lõpetama, aga võib-olla mingisugused minu luuletuse katsetused on sellised, et jah, nüüd aitab, et seda ma rohkem ei puutu, et ütleme, tuleb välja, et ma olen nikerdaja pigem siis jah, et väikse asja saan ikka ära timmitud küll, et mõned luuletused on mul ka tegelikult ilmunud, mul läks see päris meelest ära. Noorteautorite koondise kogumik Lembe raamat, seal on mul trükitud asju ka luuletusi. Ja siis kunagi olid mingid luuleväljakutsed Facebookis, millest ma osa võtsin, et selle käigus tekkis ka. Ja töösõnaga tuleb välja, et mul on vaja mingisugust väljakutset. Et siis ma liigutan ennast rohkem. Aga kas on meelest kaota, mis need luuleväljakutsed Facebookis oli? Kas see siis tähendab, et oli nii-öelda mingi teema enti ette või mis asja? Või mingid sõnad, nagu näiteks, et on emotsioon on mingisugune ja mingi värv ja siis, et luulata sel teemal. No vist novembrikuus äkki oli üks mu Facebookis tuttav tegi. Et ma võin hiljem uurida. Kas ta sel aastal ka teeb, et siis on nagu oled sa kuulnud sellest? Ei, ma ei tea niimoodi, ma ei järgi neid asju niimoodi väga. Olgu. Ühesõnaga, tegelikult minu küsimus, ma tahtsin minna siin ikkagi sinna mütoloogia ja ulme juurde ja tulla natukene siis võib-olla selle juurde ka, et noh, just oli see, mis oli see viimane postitus, mis ma Facebookis lugesin, et on üleskutse, et lasta saata siis endale erinevaid lugusid nõost, nagu ma aru saan. Et äkki sa paari sõnaga räägid ise ka, mis see täpsemalt see üleskutse on ja mis võib olla selle suurem eesmärk saab olema? Ma siis alustan algusest. Jaa, palun, kiiret pole. Et mõni aasta tagasi avastasin, et ma tunnen huvi koduloo vastu. Kes oleks võinud arvata? Noorena mõtled, et mis asja, mingid vana inimesed tegelevad siukse asja. Ja siis mingil hetkel avastad, et oled ise seesama vana inimene. Ja kõigepealt muidugi need samad Agnes Asta Marandi raamatud, need on hästi huvitavaks alguseks. Ta on nii suure töö ära teinud. On. Noh, väga võimas. Ja siis ma tutvusin nendega ja siis kõik see huvi selle vastu, et mis on olnud nõos varem ja olen otsinud arhiividest igasuguseid asju nõu ajaloo kohta ja kõik need Tigari artiklid, mida vähegi leiab, mis nõus on toimunud, kes on rongi alla jäänud ja mitmeks tükiks lõigatud. Et no vanasti ajalehtedes ikka pandi korralikult kirja, et noh. Aus nagu uudiste edastamine toimus. Et väga põnev on see kõik. Ja siin raamatukogus töötades jõudis meieni ka ühe nõo elaniku mälestused, täpsemalt tema vanaisa mälestused. Endine nõo elanik pani kirja oma vanavanemate ja põhiliselt oma vanaisa mälestusi. Et sealt tuli väga palju huvitavaid lugusid. Ma olen neid püüdnud nüüd nagu päris ajalooga kokku panna, et nad on natukene nihkes võib olla. No nii nagu ikka inimeste mälestused on, päris palju läheb nii. Aga sealt on väga palju toredaid ideid, mida ma olen mõelnud, et kui ma istuks maha, ma saaks sealt väga toredad lugusid kirjutada. Aga ma ei ole selleni veel jõudnud, selle mahaistumiseni. Aga siis mõtlesingi, et tegelikult on ju neid lugusid nii palju, mida ei tea. Kõigil ei ole vanaisasid, kes räägivad ja
ja või siis, et kirja panevad, ei ole neid, kes kirja panevad, nüüd ma puterdasin selle välja. Ei, kõik on väga hästi. Ühesõnaga, et koguks veel midagi, mis vähegi veel on, et Agnes Astat Marandit enam ei ole, et võib-olla midagi veel, aga ei ole veel väga tulnud mul midagi. Ei ole minuga veel väga ühendust võetud, eks ma pean rohkem torkima. Ja samas vähemalt nii palju, kui minu mälu ei peta, siis Facebookis ei ole veel see üleskutse väga kaua aega isegi olnud, kas on alles oktoobri algusest vist ta sai sinna ülesse. Aga ma saan aru, et oli, kas on veidikene täpsemalt ka meeles just nagu see lugu, mis siis vaata nagu oli, mis nii-öelda selle initsiatiiviks oli, et mis seal täpsemalt oli, kui võib avada natukene seda? Tähendab, see, mis ma lugesin või see, mis mina kirja panin sinna Facebooki postitusse? Ma mõtlen seda või pigem mis see siis saadeti nii-öelda, et mis oli too? Seal oli palju lugusid. Ma võin näiteks ühe tuua. Et üks taluperemees kuskilt sealt Järiste kandist, ma täpselt praegu ei mäleta, et temal oli valge hobune, kellega ta käis Tartu linnas. Ja et tal oli kombeks olnud, et ei lasknud hobusel peatuda enne kui Tartu linnas ühe, ma ei tea, siis ma pean kindlaks tegema, üle kumma silla ta läks Viljandi maanteed pidi sisse, et kas oli Kuradi või Inglisilt, kust kaudu sai üle minna. Ja siis ta lasi hobusele esimese peatuse teha alles selle silla peal. Mis tähendas seda, et kui parasjagu sealt keegi alt läbi läks, siis sai siis hobuse poolt märjaks kastatud. Niimoodi viisakalt öelda. Ja see lugu läks veel edasi, kuidas moodi üks mees oli väga pahaseks saanud selle üle ja oli nõudnud ülikonna kinnimaksmist ja ära pesemist. Ja see oli siis peremees oli ta oma vankrisse võtnud ja siis otse Emajõkke sõitnud. Ja selle sama peremehe kohta oli palju põnevaid lugusid. Et see on nagu täiesti selline trikster tegelane, et Nõokandi vembumees, et sealt saaks. Ja siis mis sa nagu mainisid, et oled üritanud nagu seal nii-öelda neid ajaloolisi nagu kokku viia ka ja tõenäoliselt, et oligi päriselt siuke veel on siis nagu... Ta oli olemas küll, ma olen leidnud teate tema surma kohta ajalehtedest, et lapsi tal ei olnud ja siis oli seal veel lugusid, näiteks maikuus maha tulnud lumest kuskil 19. sajandi lõpus, võib-olla 80-ndatel umbes niimoodi. Ma seal püüdsin ka aasta arva paika panna. Et kartuli paneku ajal tuli nii suur pilv ja nii paks lumi maha, et kartulipanejad läksid ära koju põllu pealt, aga üks 2-aastane tüdruk kadus ära selle käigus. Ja siis, kuidas nagu mõni, kas järgmine suvi või mõni suvi hiljem, siis see luustik leiti kuskilt alles. Ja siis ma püüdsin kah nagu leida, et kes see võis olla, et lehtedest ma ei ole veel leidnud seda. Aga ühesõnaga ajan jälgi. Aga just ma tahtsin siit kohe siia juurde küsida, et nagu kui keeruline selline peavalu tekitab just niisuguse jälgede ajamise nagu töö on. Ma kujutan ette, et see vist peabki meeldima. See on siuke, ma tunnen ennast detektiivina, just. Tugida oli detektiiv. Ja see on nii mõnus, oled seal kodus, jood mida iganes ja läpakas süles ja siis lappad need internetiarhiive ja siis kui mingil hetkel avastad mingid asjad, et lähevad kokku, see on yes. Aga kas on ka mingid sellised asju, sest on ju ka sellised meil ju, ikkagi on ju tänapäeval ka meil need sellised füüsilises vormis arhiivid olemas, et kas on vahepeal nendes ma ei ole käinud, ma olen veel piisavalt laiskonud ja kusjuures järjest rohkem asju tuleb ju internetti, ongi niimoodi, et kui piisavalt kaua istud ja otsid, siis järgmine kord lähed uuele ringil jälle uued asjad väljas. Tõsi, seda küll. Aga kas on veel mingit sellist lugu, mis kohe seal meelde tuleb nendest, sest need olid praegu... Mul tegelikult ei ole kuigi hea mälu. Mälutreening. Tuli meelde. Et ma hakkan jälle koperdama sellepärast, et see lugu ma mõtlen, et kust poolt alustada, et kas ma räägin nii, nagu seal oli see vanaisa mälestustes kirja pandud või nii, nagu tegelikult oli, et kuidas ma nüüd räägin. Et seal mälestustes oli kirjas niimoodi, et Luke mõisnik
kui poeg või oli see Luke mõisnik, keegi läks tülli oma sugulasega, oli vist venna, õemehega. Läksid tülli ja tahtsid duelli pidada, aga et duellid olid Eestimaal keelatud, siis nemad olid läinud Korfule ja seal oli üks teise maha lasknud. Ja siis ja siis oli see surnukeha toodud siis tinakirstus või kuidas, no igatahes, ma ei tea, kas tollel ajal olid tinakirstud, ma ei mäleta enam, mis seal kirjas oli. Toodi siis surnukeha kodumaale ja siis no seal surnuaia juures kabelis oli siis surnukeha väljas, et uhke mõõk oli olnud ja ma ei tea, mis kõik uhked riided seljas ja siis oli valvatud teda seal ja siis oli jutt sellest, kuidas siis vanaisa oli käinud seda surnukeha piilumas seal ja ühesõnaga väga põnev oli, hästi põnev. Ja siis ma hakkasin ka jälgi ajama, et mis siis on ja leidsin täitsa oli artikkel sellest, kuidas moodi duelli peeti, aga Tallinnas ei mindud Korfule. Ja ühesõnaga tõsi lugu. Ja, et natukene lihtsalt ilustatud. Et veidikene, et oleks, jah. Jah, see peaks ikka päris hea tahtmine olema, et Korfule minna 11 maha laskma. Et kui viha ei rauge ka vahepeal. Teepealsed sõppedeks ja lepid. Ikka südamega pead asja juures olema selles mõttes. Aga siin korra ütleme veel nii-öelda nendes ajaloo ürikutes tuhnides, et ega selles mõttes seda, et ma siin saate alguses mainisin igasuguseid vaime ja värke, et see on mul selline endal olnud väiksest saadik niuke nagu suur huvi ja just nagu see, et ütleme sellistel ajaluuremistel ja sellel, et isegi ka ju selles üleskutses oli ju ka see, et iseenesest kui on ka mingid sellised üleloomulikke jutte või mis iganes, et siis palun neidki edastada, aga et ma saan aru, et hetkel veel ei ole neid nagu lugusid nii palju tulnud, aga nii palju, kui sa ise oled uurinud, et mis meil siin, ütleme siis Nõokandis sellised võib-olla populaarsemad või võiksid olla sellised tuntumad, ma ei tea, üleloomulikud, mütoloogilised lood? Ega ma ei olegi niimoodi nagu sellest seisukohast lähtudes uurinud, et et rohkem nagu see folkloore lehed lugenud, mis on sellised muistendid ja värgid, et ma nagu jah, üleloomul ma jään praegu vastuse võlgu. Ei, arusaadav. Mul endal puudub ka kogemus igasuguste kollide ja vaimudega, nii et kõik on puhas fantaasiavili, mis ma kirja olen pannud. Ei, arusaadav. Ei, sest jah, mul kuidagi jäi sealt ennem, kui ma just seda postitust lugesin, siis mulle sealt jäid mõned kommentaarid jäid ja seal oli kohe räägiti seal Tõravere observatooriumi kohta, mis väidetavalt seal pidid vaimud ringi käima. No võt. Aga kelle omad? No võt. Mina arvan, et no seal gümnaasium, või no nüüd see, mis ta nüüd vist on, kõik põhikool on ju see vana nii-öelda osa, aga seal siis, kui ma olin, ma ei tea, mis klassis ma olin, mingi 6., 5., 6., 7. midagi, siis oli küll, ma jõudsin kogemata natuke liiga vara kooli ja siis me olime seal kõige ülemisel korrusel, siis kuulsime lae peal samme. Aga seal ei saanud kedagi nagu olla, sest seal on päris see mingi katusealune. Ja siis oli veel, ühesõnaga, ma ei olnud üksi. Ei, mina kuulen oma kodus ka lae pealt samme. Aga seal on ka pööning, seal inimesi ei ole, aga seal on, kas on naabrikass või on siis mingi muu metsloom käib mul. Kohalik loomaelu. Jah. Huvitav, kas see on nagu kuidagi seoses meie sellise eestlase sellise üleüldise sellise, ma ei tea, usu suhtes leige olemine, et me ei usu mitte midagi, vaata, et isegi kui vaim tuleb, ma ei usu sind. Ütleks me selle pärast ei näe neid sind pole olemas. Mine. Ei, aga ju on selles mõttes, et kuidagi, ma ei tea, et Eestis oleks väga palju olnud mingeid lugusid, kus keegi preester käib kelleski vaime välja ajamas või, aga samas lähed kuhugi Hispaanias ja siis on mingisugune preester töötab 12 tundi päevas nagu liini peal ajab vaime välja. Ma ei tea, äkki see on sellest. Nii, aga ma tahtsin tegelikult tulla veel
korra selle ajaloo teema juurde veel, et ma just mõtlesin just seda, et kas on, sest see just nagu see, et kuna Asta või Marant tegi vaata nii palju neid seda tööd ära, mis ta kokku kogus, sest need on ju, palju neid raamatuid kokku tal oli? 5 vist. Viis peaks veel terve see nagu seeria olema. Aga et ütleme, et nüüd nagu, kui sina oled nagu järgi uurinud, kas siis on ikkagi veel nagu seda Nõo ajalugu nagu nii palju, mida tegelikult ei suutnud, või kuna seda ongi nii massiivselt, mida lihtsalt ei olnud aega panna raamatute vahele? No ilmselt tal ei olnud ka kõiki neid võimalusi, et kõik see, mis on nüüd niimoodi hästi lihtsalt koju kätte toodud internetis, seda võib-olla ei olnud. Aga ei, ma ei arvagi, et midagi nii väga oleks jäänud välja, aga lihtsalt hoopis teine. Ma ei oska praegu öelda. Ajalugu on peale ka tulnud, eks ju, ega ma ei taha ainult ju vanu asju, mind huvitab ka tegelikult, mis on siin nõukogude ajal sellised lood, võivad toredad lood olla. Jah, just. Et kuna see nõukogude aeg, selles mõttes vist on ühest küljest isegi vist selles mõttes selle kohta, mis natukene kergema kujutan ette, et infot leida selles mõttes, et selline Eesti nagu mütoloogiline aeg, ütleme siis muinaseestlaste aeg, et seda ma olen nagu aru saanud, et seal on nagu juba nagu väga palju meil sellist ajaloolist spekulatsiooni asja, et nagu kuidas me muinaseestlastena elasime ja milline see meie igapäeva elu nagu oli. Aga kas on veel mingisuguseid lugusid? Mulle need lood mulle siit eriliselt kuidagi meeldisid praegu. Ma ütlen, et mul on kehv mälu. Mulle võib anekdoote rääkida ja nad ei jää mulle meelde. Mulle mitu korda iga anekdooti rääkida. Ma praegu ei oska kohe nii pauhti. Selle sama taluperemehe kohta oli veel lugusid, kuidas moodi ta kõrtsis nalja tegi ja möllas aga ma jään praegu, ma parem ei hakka rääkima seda. Arusaadav, täiesti mõistetav. Aga siis ma saan aru, et nagu selline, kas selle pikem perspektiiv on see, et kui neid lugusid nüüd tulema saab, loodetavasti saab ka, et siis mingil momendil nad kuidagi saavad siis selliseks tervikteoseks ühe sõnaga. See mu nagu selline unistus on et kui ma isegi nagu ei suuda sellest teha mingisugust päris nagu ilukirjandust, et siis vähemalt koguks nad kokku, et siis saab keegi teine äkki teha. Et tekitada nõolugude selline baas, kust siis, kes inspiratsiooni ammutada tahab. Aga nüüd, kui inimene kuulab ja ta mõtleb, et oi, et mul oli küll vanaima, vanaisa, keegi rääkis mulle põnevaid lugusid, et mis siis on vaja inimesel teha, et kirjutagu mulle. Aga kus kohas, kas Facebookis, kas e-maili peale? Facebookis võib ühendust võtta ja e-posti aadress on mul kadri.pettai@gmail.com. Väga lihtne ja loogiline. Ja ma saan aru, et seal selliseid mingeid piiranguid lugude osas ei ole, et ainukene on kuidagi nõoga seotud. Ja et võiks ikka olla nõoga seotud ja mitte siis lihtsalt sealt internetist maha kirjutatud, mis juba olemas on. Ja sellel vist ei ole väga nagu pointi tõepoolest. Et selliseid nii-öelda originaalseid lugusid siis selles mõttes, et kui on vanaema vanaisal leitud märkmikud, mis iganes, siis need võiksid olla väga... Täpselt. Ja tegelikult mind leiab ka Nõo raamatukogust, nii et tuldagu raamatukokku. Ma ei ole küll iga päev seal kohal, aga on mu kolleegid kohal, kes on samuti väga huvitatud ja toredad ja võib nende kätte jätta. Aga natukene tulla võib-olla nii-öelda ajaloo radadelt eemale, et kui parasjagu kirjatööga ei tegele, detektiivi tööga samuti mitte ja siis raamatukogus ei ole, et mis on need tegevused, mis nii-öelda on siis need lõõgastavad hobitegevused, võib-olla siis need, kus siis saab inspiratsiooni äkki, ma ka ei tea. Süüa meeldib teha. Söögi tegemine, see on klassika, see on klassika. Ja, see on üks nendest tegevustest, mille käigus saab mõelda, et teised lapsed on veel kuskil, eks ju, eemal, akid sibulat ja mõtled. Nuttes. Just. Ja siis veel lugeda meeldib ka.
ei, see on loogiline. Aga mul on tavaliselt mitu raamatut korraga pooleli, nii et hetkel näiteks on 3 tükki, nii et vaatan siis vastavalt tujule, et mida ma siis parasjagu loen. Vot seda mul vist ei ole kunagi olnud, et mul 3 raamatut pooleli on. Võib-olla läheb sassi ka, et tuled, okei, läheb, jutud lähevad oma peas. Aga see võib just huvitav olla, et selline... Kui Frodo sõrmusega kooli jõudis. Aga mis siis pooleli praegu on? Kuuba Eesti päritolu, mis ta oli, Anneli Raamon Põder või oli Raamon. Ühesõnaga, Kuubas sündinud Kuuba isa, Eesti ema järel tuli ja raamat Kuuba ühes hetkes või ühesõnaga, nagu ma ütlesin, mul on paha mälu. Kuuba ühes hingetõmbes äkki oli see pealkiri ja väga tore raamat. Selline vaimukalt ja mõnusalt kirjutatud. Siis on üks ilukirjandus Suur Šviits, see on sellest tänapäeva Punase raamatusarjast. See on ka selline, et mõlemad raamatud on sellised, et ei saa nagu kiiresti lugeda, et peab tõesti iga lause peab läbi lugema. mitte niimoodi, tšah. Ja siis, mis see 3. mul oligi? Nüüd läkski meelest ära. Suure ärevusega. Ühesõnaga, need on 2 hetkel ja kui mul 3. meelde tuleb, siis ma pahvatan selle järsku välja. ja, mõistlik. Aga mul natukene veel need, mis sa välja oled andnud, et kuidas see kirjastaja leidmine või see protsess sul oli? Minul oli selles suhtes väga lihtne, et andis välja kirjastus, kes tegi selle võistluse. Lihtsalt oligi selle võistluse. Ja, et mina ei ole pidanud ise kirjastajat otsima. Väga... No, siis on eriti lihtne. Ja, just. Vahepeal jopab ka. Aga kas seal, ütleme, selles väljaandmise või selles protsessis, kas seal anti sulle ka sõna, et kas kujundust küsiti, kas meeldib või ei meeldi või oli see lihtsalt, et see, mis nemad ütlesid selleks? See noorte romaan, see Jaanika, kogu see sari oli selline hästi tume, et seal oli siis mingisugune asi oli siis nagu ette antud ja siis ma natukene sain nagu öelda, et milline see nendest kaanepildikestest mulle kõige rohkem meeldib. Aga lasteraamatu puhul oli niimoodi, et mul oli sõbranna, kellega ma tutvusin millalgi aastatuhande vahetusel ja siis mul ei olnud veel midagi valmis ega kirjutatud, aga mina nagu tahtsin saada kirjutajaks ja tema oli kunstnik. Tema rääkis, et tema tahaks lasteraamatuid kunagi illustreerida. Ja siis me tegime kokkuleppe, et kui mina kirjutan lasteraamatu, siis tema illustreerib. Ja siis oligi niimoodi, et kui mul oli selgus, et antakse välja mu lasteraamat, siis ma ütlesin, aga mul on kunstnik ka olemas. Ja siis ongi tema pildid seal Haita linnas. Et seal ma sain nagu väga palju kaasar siis rääkida, et tema illustreeris selle raamatu. Aga kui, siit tuleb võib-olla mul sellise illustreerimise ja kirjutamise vahel nagu siukene küsimus, et ütleme, et kui sina kirjutasid, siis sul kindlasti oli nii-öelda karakteritest peas see, milline nad välja näevad nagu oma nägemus. Ja siis, kui need illustratsioonid tulid, et kas need olid siis sellised, nagu sina neid oma peas nägid või nad tegid selle nii-öelda veel nagu isegi et paremaks, et nad tegid sellised, ma isegi ei näinud seda elementi enda karakterite juures. Kuna Aita tundis mind, siis Aita kasutas ilmselgelt natukene neid minu elamist ja minu välimust ja selliseid asju ära, nii et kuidagi nagu sealt tuli hoopis, et ma ei oska praegu öelda, mis mul täpselt nagu silme ees oli, see oli nii ammu, ma kirjutasin ka. Et praegu mul ongi juba Aita pildid silme ees. Et enam ei kujutagi ette teistmoodi, jah. Aga mul on veel kirjutamise osas veel üks küsimus, mida mulle meeldib alati kirjanike käest küsida. Ma ei tea, tõenäoliselt see küsimus ajab teid närvi, aga ma küsin ikkagi. Et ma olen nagu tihtipeale kuulnud seda, kuna mina ise ei ole ühtegi raamatut kirjutanud, aga ma olen vähemalt kuulnud ja lugenud seda, et tihtipeale räägivad kirjanikud sellest, et mingil momendil, kui nad kirjutavad, siis ütleme just kui need
karakterid kui sellised hakkavad elama justkui nagu oma elu, et see on nagu nii väga nii-öelda siis jutumärkides oma elu, ma ei mõtle, et nad nüüd päriselt tulevad välja kusagil, aga see läheks juba diagnoosi all. just. aga et selles mõttes, et kuidagi, et justkui hakkavad nad nii-öelda ennast nagu ise kirjutama ja nii-öelda piltlikult öeldes, et kirjanik justkui peab dialoogi selle karakteriga, keda ta nagu kirjutab. Kas see on loogiline? See on küll loogiline. Minu puhul näiteks on niimoodi, et kui ma hakkan kirjutama, ma ei tea, kuhu ma välja jõuan. See ongi täpselt see, et ma hakkan tegema ja siis, aga mitte seda, et nüüd see tegelane mulle ütleb, et tee mind selliseks, päris nii ei ole. Aga jah, alles kirjutades selgub, mis toimub. Ja kuhu välja jõuab minu puhul. Aga on hoopis teist laadi kirjutajaid ka, kellel on plaan ja siis struktuur ja teavad täpselt, mis ees ootab ja kuhu ta välja jõuab. Nii et igasuguseid võimalusi on. Ei, seda kindlasti neid tehnikaid on kindlasti palju jah, selles mõttes. Aga kas ütleme sellisel sellele, et ilmselgelt, et lased sellele nii-öelda lool orgaaniliselt siis tekkida, selles mõttes ma saan nagu sellest aru. Aga kas on ka nagu sellist asja, et on seal kas sul on ka nagu sellist nii-öelda mingit nagu laagerdamisperioodi siis seal vaja, et sa kirjutad selle asja ära ja siis on see, et ta peab seisma mingi aeg, et aru saada üldse, kas ta on midagi või ei? Mul on terve arvuti laagerdab. Ma olen siukesi, ma ei tea, kui nagu välja printituna, ma ei oska öelda, kui suures koguses oleks siis nagu alustatud asju ja ideid ja värke ja kõike niimoodi. Ühesõnaga üks suur laagerdumine. Et jah, ma tean, saan aru, mida sa küsisid, ma hakkasin teistmoodi vastama, aga kuna ma olen võistluskirjanik, see kõlab eriti intensiivselt. Siis ei ole olnud võimalik seda, et ma panen kõrvale ja Tõsi. Kuigi see oleks kindlasti väga kasulik ja tore. Et jah, kui ma nüüd midagi üle lugeda julgen oma vanadest asjadest, siis ma ikka näen, mida ma muudaks ja seda küll, jah. Aga seda on ju ka ikkagi nagu päris tihti, et just, et kui nagu ise mainisid, et oli niisugune suur laagerdumine, et on see, et kipuvad nagu meelest ära minema asjad, mis sa oled kirjutanud, et selles mõttes, kas ma ei tea, kui oleks mingi vahva näide, oleks ju nagu eriti tore, aga kus on midagi sellist, kus sa nagu loed seda üle ja siis on see, mina kirjutasin sellele. Täpselt, tuleb kui aasi. Just. Aga kas siis nagu ei tule nagu seda nii-öelda seda isu või tahtmist siis nii-öelda kas seda ideed edasi viia või seda poolikut asja nagu kuidagi, ma ei tea. Kusjuures, mõned asjad, mida ma olen ka lõpuni kirjutanud, on enne seda olnud väga pikalt sellises alguse staadiumis ja olen küll teinud niimoodi. Et jah, kui ma mõtlen, et praegu äkki isegi üks nendest Harglale antud juttudest oli niimoodi, et seisis tükk aega ja siis kirjutasin mingi kähku lõpu välmise. Aga samas tihti veel niimoodi mitte vist suuremalt mõtlemata tulevad ka sellised head asjad, et ei hakka nagu ennast nii-öelda pidurdama ja üle mõtlema nagu endale seda võimalust. Pärast käivad toimetajad nagu nii üle. Aga kui siin nii-öelda, mis see aeg meil näitab? Ahah, väga hea. Aga ma tahaks tulla veel korra nagu selle juurde ka, et ikkagi, mis oleks nii-öelda sinu võib-olla sellised soovitused inimesele, kes mõtleb, et tahaks hakata kirjutama ja midagi välja andma ja seda tegema, aga ei ole julgust ja asja. Et mis on sinu sellised nii-öelda asjad, mis sina ütleksid inimesele, kes tahab kirjutada, aga võib-olla ei ole veel sinna jõudnud? Marss kirjutama. Mis sa tahtid siin? Ma arvan, et inimene, kes tahab kirjutada, see ikka kirjutab ka juba, et ega
või ma ei, praegu on... Tihti sellist nagu nii on, võib-olla mu küsimus on nagu just nagu see, et sul oli vist nagu ilmselgelt see, et läks nagu läbi nii-öelda võistluse nagu see nii-öelda siis sinna kirjastus või tuli välja. Aga et võib-olla kindlasti, jah, mul on sellega nõus, et enamus tõenäoliselt kirjutavad juba sahtlisse nii kaua, kui nad on sinna kirjutanud. Aga ma ei tea, mis on esimesed asjad, lasta, ma ei tea, sõpradele üle lugeda ja loota, et nad on ausad või? Ei no jah, tasapisi, kui julgus kokku võtta ja hakata nagu vaikselt näitama maailmale, mida sa teed. Et ma ei oskagi praegu. Ma parem ei ütle midagi. Pärast võetakse minu kaela. Enar, kus sul see julgus tuli? Et oma esimesed asjad välja anda? Mina ei tea. Ju ma lihtsalt tahtsin ikka välja anda. Aga hirmus oli küll, see esimene oli hirmus. On. Aga see vanasti oli siuke leht nagu poogen.ee, kus sai üles laadida asju ja ei pidanud enda nimega isegi ega midagi, oli lihtsalt selline. Ta oli hea koht, kus seal anti ka väga ausad tagasisidet, sest kõik olid võõrad ja kellegi nägu ega nime ei teadnud. Too võib-olla oli siuke, aga... Ega praegu ei ole midagi sellist vist või? Ei tea. Ma ei tea, kas see poogen ei tegutsenud, ma ei ole enam aastaid käinud seal. Ma isegi tean, et siuke leht olemas on. No võt. Võib-olla enam ei olegi. Jah, täpselt. Nüüd on see interneti arhiivides lihtsalt. Aga räägime veel sellest ka siin ennem, kui hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, et räägime äkki sellest, kust võib sinu teoseid endale inimene soetada, kust ta võib neid leida. Raamatukogudest. Jah, kindlasti, aga kas kuskil raamatupoed või isiklikult ühendusega? Neid raamatuid ei ole enam müügis. Ilmselt järelturul vana raamat, kasutatud raamat aeg-ajalt müüakse, on midagi liikumas. Aga poodides ei ole enam. Olgu, ja ei ole plaanis kuidagi ilustada ka seda hetkel? No, kui mu lapsed mind kiusata tahavad, siis nad küsivad, kus on Jaanika 2 ehk Jaanika järg, nagu mul on raamatu lõppu on sulgudes pandud järgneb, eks ju. Ja et ühesõnaga, et kus on järg? Ja eks ta laagerdab. Aga siis ma mõtlesin, et kui ta peaks ükskord valmis laagerduma, et siis ilmselt, kui ma välja annaks, siis koos selle Jaanika osaga, esimese osaga, mis on juba piisavalt kaua on selle ilmumisest möödas, et paneks nad siis ühte punti. Aga siit mul tuleb kohe siia tuleb väike kiire küsimus mul veel küll juurde, et ütleb, et nüüd kui Jaanika 2 laagerdub, ma saan aru sellest, et kaugelt on, mis faasis ta laagerdub, et seda ilmselgelt sellele ei saa nagu vastata. Aga et kas selles mõttes, kas järje kirjutamine on nagu selline veidikene hirmsam tegevus? Muidugi, jaa. Et nagu kõik see ootused on nagu nii kõrged, et on nagu... Ma lootan ennast sellega, et Jaanika 1 ilmus nii ammu, et kõik ootused on juba täiesti läinud. Kavan. Ei tea, kas Martin teeb seda sama või oma selle troonide mänguga. Tegelikult vaata see 8. hooaeg tegelikult oligi tema kirjutatud lõpp, aga nii halb oli. Peab ümber kirjutama. Ma arvan, et see oligi see, mis juhtis. Et jah. Ja lisaks on see, et ilmselgelt on hetkel käib see lugude kogumine, tuletame veel meelde, et saatke kindlasti julgelt kõik lood pange teele. Aga et enne seda, kui ütleme nendest võib-olla midagi saaks, kas on veel midagi välja tulemas või plaanis välja lasta, et on midagi oodata? Ei ole. Ei ole hetkel. Ei ole. Selge. Äkki mõni luulekogu või? Äkki mõni luulekogu vahepeal põks vahele. Ei ole hetkel. Selge. Aga siis veel enne, ega mu küsimus ei lõppe. Kas lõpetuseks mul on esimene küsimus on see, et kas sul on mingisugused, ütleme, 2, võib-olla 3, mingisugust sellist raamatut või teost, mis on nagu sina usud, et kõik inimesed võiksid oma elu jooksul vähemalt ühe korra, võiks ainult pilgu peale heita, et... Sa oleks võinud mulle enne selle küsimuse anda, kui ma... Siis on aega mõelda, need peavad tulema kohe. Ei pea 3 olema, piisab 1-2 ka.
ja ma lihtsalt mõtlen raamatutele, mis mind on väga palju elus mõjutanud, aga ma ei saa öelda, et nüüd lugege neid, sest et need olid just sellel ajal, kui ma neid lugesin, siis oli nagu iga ja kui vana ma siis olin, eks ju. Seda kindlasti. Teises klassis lugesin esimest korda läbi 3 musketäri ja see mõjutas mind väga. Mängisin D'Artagnani, vehklesin mõõgaga ja edasi lugesin ka vähemalt korra aastas läbi, et ja ikka täielik fänn olin, vandusin nii nagu musketärid ja sealt tuli mu vanakuradi vanaema või oli see vanakuradi silmamuna, enam ei mäletagi. Siis see sama uhkuse eelarvamus jällegi nagu verstapost minu lugemistes, et sealt tuli üldse siis Austini selline, ei saa öelda, et ma olen fänn, aga mulle nagu meeldib väga tema kirjutamisstiil ja et aga need on jah täpselt siis nagu tollel ajal loetud raamatud, et siis ilmselt need kujundasid mind mingil maal ka. Seda kindlasti. Ja vist eriti selline, ütleme, kui niisugune iga-aastane lugemine, eriti kui nagu ühe teose puhul, siis vist on kindlasti üks asi, mida niimoodi kindlasti tähele paneb. Mul vist on mingite filmidega niimoodi vist seda kogemust rohkem. Aga on see, et nagu kui uuesti siis loed või vaatad, on nagu huvitav see, et nagu lugu mõnes mõttes muutub nagu tänu sellele, et sina ise ajas muutud ja äkitselt on lugu hoopis teistsugune, kuigi sõnad on ju samad. Ja mõnda asja ei julgegi enam täiskasvanuks saades üle lugeda või mõtled, et ei maksa seda mälestust ära rikkuda. Ja. Kas on mingi neide ka, mida ei julge lugeda, et äkki ta ei olnud nii hea, kui ma mäletan, et ta oli? Ei tule kohe praegu pauhti meelde, aga ma tean, et on olnud. Ei, sul tuleb midagi. Ma ei tea ka niimoodi, et ma nüüd ära hakkaks rikkuma midagi. Pigem on see, et mingid asjad on nagu hullult head olnud, aga ei viitsi lihtsalt uuesti lugeda, sest see on mingi 1000 lehekülge. Arusaadav. Aga enne veel, kui pillid kotti paneme, on meil üks küsimus, mida oleme küsinud igalt külaliselt. Ja see kõlab nii, et kas sul on mingisugune selline mõte või tsitaat kusagilt kohast, mis on kuidagi niimoodi eriliselt 2 kõrva vahele kinni jäänud ja võib-olla mida tuletad meelde, kui on selline hall argipäev, siis see on niisugune teeb tuju natuke paremaks, et aitab kastanit tulest jälgituma. Ela aasta vähem, aga ära viris. See mulle meeldib. Ela aasta vähem, aga ära viris. Mine, see on mega hea. See oli ootamatu. Tavaliselt on sellised nagu südamlikud. Aga see on elu, ma mõtleks, et see on super eluline. Aga tähendab, seda mõtet ei suuda mina päris kindlasti üle trumbata, et tehniliselt see on siin saate lõpp, aga ennem tuletame meelde veel, et palun inimesed, kellel on mingeid huvitavaid lugusid just Nõoga seoses ja meie maalt siit, et ei pea olema kindlalt ajalooliselt kinnitatud, kui on vanaema, vanaisa märkmikud asjad, kõik need on väga teretulnud, et need siis saab kõik kirjutada kas siis Facebooki teel või e-maili teel. Ma arvan, et äkki need asjad me saame lisada veel, paneme lingid Facebooki enda saidile ka, et kindlasti saatke kõik oma lood sinna ja siis meil on juba varsti ühesõnaga uus teos tulemas, seega kõik on teie kätes. Aga minul oli väga-väga tore, suur aitäh, et leidsid selle tunnikese, et meiega siin juttu ajada ja kui need lood on kätte saadud ja mis iganes see uus raamat siis on, mis sellest saab, on välja tulnud, siis ma usun, et on põhjust juba siin taas kord kohtuda ja sellest pikemalt rääkida. Aga veel kord aitäh! Aitäh!